Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Suveraadio. Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kaguraadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on julge ja sõnakas mees Vambola Kolbakov. Tere, Vambola! Tere, Toomas! Räägime siis siin natukene ka Eesti majanduses liikuvaid probleeme. Enefit Green viidi börsile 2021 aastal, et aidata rahaga uute tuuleparkide päikeseprojektide arendamiseks ja aktsionäride ringi kasvu suurendada. Sinna kaasati 175 miljonit eurot. Nimeta meie suuremad aktsionärid kõigepealt räägi, et miks seda vaja siiski oli teha sinu silmavaatest. Suuremad aktsionärid koha pealt ajalugu meil ei taha veel sõna võtta, aga küll ta võtab. Mainitakse Erki Raasukest, aga kas ta oli suur või väike, ma ei tea seda. Igal juhul Erki Raasuk on ka piisavalt niisugune tähelepanuväärne inimene. Ta on aastaid siin juhtinud nimetamiskomiteed, mis paneb meid paika kõrgemaid riigiametnikke. See on küll tähelepanuvääriv koht. Miks börsile minnakse, on kõik väga lihtne. Ettevõttel, kui on kapitalipuudus, siis ettevõtte laiendab oma aktsiakapitali ja müüb need aktsiad maha. Mis on traditsiooniline tegevus juba vähemalt 100 aastat siin maailmas ja seda pidi ettevõtte kaasab oma tegevuse arendamiseks raha, andes vastu lubadusi aktsiate näol ehk jagades oma vara. Ja ongi kõik praegu selle kohta ma rohkem see on rutiinne igapäevane tegevus kõigi ettevõtete puhul. Ettevõtete huvi on saada just nimelt börsile ja inimeste huvi on ka, et oleks tegemist börsifirmaga, kus aktsiad oleks vabalt kaubeldatavad, et kui inimene ostab selle aktsia antud situatsioonis, meil on nad kõik enam-vähem elektroonsed, paberi peal ei liigugi, siis ta mingil ajahetkel võib-olla tahab sellest loobuda või selle asemel sularaha saada või kontole omale raha saada, siis ta läheb börsile ja müüb selle aktsia maha. Või need aktsiad, mis talle kuuluvad. See on tavapärane tegevus, kauplemistegevus, mis on välja mõeldud just nimelt selleks, et ettevõtted saaksid ennast paremini rahastada. Millal ja miks viidi Enefit Green turult ära ja kes tegi sellise ettepaneku? No, Enefit Greeniga läks seda pidi, et nad ilmsesti tegid veidi vale äriplaani. Õigem öeldes, Enefit Green on nüüd selle suure protsessi üks esimene kannataja ja selle suure protsessi nimi on rohepöörde lõpp. Tähendab, roheliselt enam pöörata ilmsesti keegi ei taha, kuna see kogu rohepööre oli halvasti organiseeritud, halvasti läbimõeldud ja täiesti totratel alustel seisev tegevus, siis nüüd riigid ja eelkõige Ameerika Ühendriikide eestvõtmisel selle vaikselt panevad kinni. Et
see on nüüd eraldi jutt ja vääriks pikemat arutelu, aga Enefit Greeni äriplaan enam ei töötanud. Ehk teist sõnadega tuuleenergia või siuke, ütleme, hootine energiaallikas. Tuuleenergia efektiivsus on circa 14%, ehk teist sõnadega 14% ajast annab energiat ülejäänud aja, ta lihtsalt passib seda tuult meie tingimustes. Päikese puhul on see number veelgi väiksem, see on 12%. Et niisuguste ajutiste energiaallikatele püstitutud elektrivarustuse süsteem, mida Eestis siin prooviti ellu viia juba alates aastast 2015, on nüüd leidmas oma otsa ja ausalt öeldes nüüd oleme me sellise lõhtise küna ees, et lisaks Enefit Greeni turult ära toomisele oleme me jätnud veel lisaks sellega püsivõimsuste arendamise ära. Et ma ei kujuta ette, kuidas see Eesti varustatus läbi Nord Pooli, ainult üksinda Nord Pooli abil välja hakkab nägema, aga igal juhul tarbijale see hea ei ole. Aga toodi ta ära sealt aastal siis 2025 kevadel vabatahtlik ülepakkumise kaudu ja energia hind oli tal, pakkumishind oli 3,40 eurot aktsia kohta. Ehk ta oli 47% kõrgem kui 26. märtsi 2025. aasta sulgemishind ja 27% kõrgem kui 3 kuu keskmine. Kuna Enefit Green selgelt ei lennanud kui ettevõtte, tal ei olnud siis, ta ei täitnud oma majanduseesmärki, siis aktsia kidus. Ja need 45 000 aktsionäri olid kõik olukorra ees, kus nad oleksid pidanud oma aktsiat lahti saama tunduvalt odavama hinnaga, kui nad selle ostsid. Ehk teised nad oleks pidanud kaotusi sisse võtma, kapitali kaotusi endale sisse võtma, mida keegi neist loomulikult teha ei tahtnud. Üks aktsionäri tahtnud teha, mitte kunagi. Ja seda enam, et need aktsionärid ei olnud mingi Kapa-Kohila saunanaised, vaid nad olid Eesti juhtivad ametnikud, nad olid Eesti eliit, nad olid Baltikumist ametnikud, Balti riikide eliit ja kokku 46 000 inimest. Nende probleem oli selles, et nad kõik kaotavad raha, mida nad ei tahtnud. Ja sellepärast tuli Eesti riik ulatas neile abikäe ja ostis nende aktsiat tunduvalt kõrgema hinnaga lihtsalt üles. Kongumaksumusega ligemale 180 miljonit eurot. Kas see oli kollektiivne otsus sealt börsilt ära tuua või oli keegi ainuisikuselt? Vaata, selleks, et börsilt lahkuda, seal on omaette protseduur. Ja selle börsilt lahkumise protseduuri otsused teeb tavaliselt nõukogu, ettevõtte nõukogu. Ja ettevõtte nõukogu annab juhatusele korralduse töötada välja reglement, kuidas see protseduurist lahkumine toimub. See võtab tavaliselt endale mingi nõustaja, mis on tavaliselt esimese Eesti Energia puhul ja tema tütarettevõtte puhul, Enefit Greeni puhul peab olema see nõustaja ikka esmajärguline suure kogemusega finantsinstitutsioon. Ja võt siis see nõustaja koostab siis nagu plaani, kuidas nad seal börsilt ära tulevad. Igal juhul seda hoitakse ranges saladuses nii hinda kui ka ülevõtte ära tuleku aega, sellepärast, et muidu võib kaubelda siseinformatsiooniga tavaliselt. Ma räägin nüüd protseduuris, mis tavaliselt tehakse. Muidu võib kaubelda siseinformatsiooniga, kui ma oman näiteks teadmist, et näiteks mingisugune aktsia A tahetakse nüüd turult ära tuua, selles pakutakse niisugust hinda, mis on kõrgem kui tänane börsihind, siis mis ma teen? Ma loomulikult jagan seda oma teavet tuttava pankuriga, lähen sinna ja ostan neid aktsiaid vaikselt alt kokku ja siis, kui ükskord tuleb ära mineku hind, siis ma teenin päris kopsaka summa raha. Seda nimetatakse insiderluseks, inside-tehinguid. Neid inside-tehingud need kriminaalselt karistetavad üle terve maailma. Nüüd ma märgin enne veel ära, et Eesti Energia Enefit Greeni turult ära toomisega tekitas sisulist kahju umbes 30 miljonit eurot. Ta kulutas rohkem raha, kui ta sai. 30-35 miljonit oli see vahe provisoorselt, kuigi see keegi ei tea. Aga mis Enefit Greeniga edasi tegelikult juhtus, see on nüüd niisugune asi, mis on sarnaneb kinoga. Vastavalt eilsele Eesti korruptsioonikomisjoni, Riigikogu korruptsioonikomisjoni esinaise Anastasia Kovalenko eilsele avaldusele ajakirjanduses selgub, et selle Enefit Greeni aktsia ära toomisest turult teadsid nüüd küll paljud inimesed. Ma arvan, pool kontorit teadis Eesti Energias seda ja teadsid ka hinda.
ja seal käis üks torviline kauplemine edasi-tagasi. 2 vennikest on nüüd vahele võetud, need tahtis kohtuala anda koos selle Enefit Greeni endise juhatuse esimehe Aavo Kärmasega. Aga minu meelest seal see korralagedus, mis selle Enefit Greeni aktsia ära toomisega on kolossaalne, see peegeldab tänast meie riigi taset. See juhtimine, mis toimub, see on lapsik, see on hullem kui lasteaed. Kovalenko ütles, et Eesti Energia ei taha anda neile insiderite nimekirja, ei taha anda seda nimekirja, kes tegelikult informatsiooni kokku muutus. Aga kui nad seda anda ei taha, siis järgmise nimekirja on suur ja siin on inimesi, kes levitasid teadlikult seda teavet börsilt äratuleku kohta ja lõpphinna kohta, ehk tekitasid insiderluse olukorra. Ja ma imestaks üleüldse, kui selles juhtivad tegemist oleks mingite juhtivate ministeeriumi ametnikega sel puhul. Igal juhul Rahandusministeeriumi haldusalasse see jänt kuulub ja seltsimees Ligi on seal otsapidi kõige selle jama eest vastutab, mida ta muidugi ei taha tunnistada ja ma arvan, nüüd oleks huvitav jälgida seltsimees Ligi käitumist. Ma nimelt ütlen seltsimees, sest et tema käitumine ei eri mitte millegi poolest sellest, mida ma nägin omal ajal 40 aastat nägin selles suurepäraselt Nõukogude Liidus ja kommunistliku partei liikmete poolt. Aga selle 4 aasta jooksul sa mainisid küll, kas Enefit Green suutis midagi ka kasulikku tegevust toimetada, mida võiks täna nimetada või kahjulikku sa juba tõid natuke välja, aga võib-olla veel täiendad seda punkti? Nad ehitasid tuulikuid vastavalt plaanid. Tuulikuid, millel oli selge tuulikute ehitamise puhul Eesti Vabariigi territooriumile on algusest peale selge, et 2 asja. Esiteks A, nemad ei mõjuta elektri hinda Eesti Vabariigi territooriumil. Mitte üks raad ja seda lihtsal põhjusel, et Eesti Vabariik on ühinenud selle Nord Pooli kauplemissüsteemiga. Nord Pooli kauplemissüsteemi ei ole võimalik hinda määrata Eesti Vabariik, vaid see määratakse väljaspoolt erinevate pakkumiste kokkukorjamise teel. Kui ma nimetasin, et tuulikute majanduslik efektiivsus on umbes 14% ulatuses ajast, nad annavad üleüldse elektrit, siis sellisel juhul nende pakkumised on täpselt sama juhuslikud ja mitte mingil moel nad elektri hinda ei mõjuta. See on esimene vale, mida levitatakse igal pool ja selle tuulikute ehitamisega ühelt poolt ja teiselt poolt juhtivate võimsuste ehk elektrijaamade, püsielektrijaamade ehitamise mittearendamisega tekitati tegelikkuses Eesti Vabariigile määratu majanduslik kahju. Ei ühe korra sõnaga ehitati tuulikud ja nüüd on vaja veel elektrijaam ka ehitada, sellepärast et tuulikud ehitati. Et toimetati absoluutne lollus. Nüüd teisest küljest, kui juba tol ajal, aastal 2021, kui nad selle börsile viimisega tegelesid, kui nad hakkasid seda üleüldse seda tuuleenergiat aktiivselt arendama, terve maailm teadis, et see asi lõpeb halvasti. Olid juba esimesed nähtused, kus üks Taani suur tuulepark läks pankrotti. Oli selge, et kui USAs võidavad vabariiklased, siis USAs pannakse tuuleenergiaprojektid seisma. Kui tuuleenergiaprojektid pannakse USAs seisma, kaob Hiina generaatori ehitajate huvi antud tööstusvaru vastu ära. Euroopa ei suuda seda USAt täita. Ehk teissõnadega kõik märgid näitasid, poisid, see pidu ei ole igavene. See kohe lõpeb. Ei pandu tähele. Kolmandaks, tänu sellele sesoonsusele, et see kurikuulus 14% efektiivsus. Tänu sellele tuleb tuuleparkidele pidevalt peale maksta. Ehk nad on doteeritavad ettevõtmised, nad muidu ei töötagi. Muidu keegi ei ehita ühtegi tuuleparki, kui sinna dotatsiooni ei maksta. Ehk riik ei maksa peale. No mis kogu selles komplotis, selles 3 punktist, mis asi on kasulik riigile? Mitte midagi. Ja ometi tehakse niisugune jabur otsus, nagu neid on kümneid ja kümneid, tehakse sedapidi, et hakatakse seda tuuleenergiat massiivselt arendama. Tingimustes, kus teda A, ta mitte midagi ei mõjuta, B, ta on kahjulik ja C, selle tuleb peale maksta. Ja aetakse inimestel lõputut kägu sellest, et see aitab elektri hinna maha võtta. No hullemat kakofoonia, hullemat hullumaja on raske ette kujutada. Kas see on valitsuse poolne selline survestamine või see tuleb kuskilt veel kõrgemalt? No
loomulikult on see Euroopa Liidu poolne surve, mis seoses oli selle rohepöördega. See on Euroopa Liidu, ma ei taha halvasti öelda, aga selle mõttel puudus algusest peale igasugune iva. Kogu see rohepööre oli ehitatud täiesti valedel alustel, ta ei arvestanud loodusest kehtivaid seadusi, ta oli tehtud, ma ei tea, mis ajenditel kogu seda värki aeti. Ma toon lihtsa näite täna. Eile teatas Euronewsis üks sakslane, et Euroopa Komisjon kaalub oma otsuse muutmist, otsuse, mille järgi 2030. aastast oleks keelatud Euroopa Liidu territooriumil sisepõlemismootorite ehitamine. See tähendab seda, et vanad sisepõlemismootorite autot prügimäele elektriauto asemele. 2030. aastast taheti nii diiselmootori kui bensiinimootori ehitamine Euroopa Liidu territooriumil üldse kinni panna. Üldse otsust muudetakse. Ja mis on selle otsuse tulemus? Tulemus on see, et enamus autotööstusettevõtteid pole aastast umbes 2025-2024 üleüldse arendanud, isegi varem, aastast 2020 nad teadsid otsust ette, et ei ole üldse arendanud ei diisel, ei bensiinimootori. Ja mootori arendusega oleks jõutud võib-olla nii kaugele, et võib-olla 1 liiter 100 kilomeetri kohta oleks vähem kütust näib. See tähendab seda, et nad selle otsusega on Euroopa Liit ja otsuse ära muutmisega toonud autotööstusele meeletu kahju. Teiseks, selle otsusega on Euroopa Liit lõhkunud ära sekundaarse autoturu ehk kasutatud autode müügi. Ta on viinud kasutatud autode müügi depressiivsesse seisundisse. Seal on 100 000 inimesed, kes oma äri sellega ajasid, kes toitusid sellest kasutatud autode müügist ja nii edasi, on kaotanud oma businessi. Nad on muutunud vaestesse inimestesse. Ja võt see on siukse rumala otsuse üks tagajärgi, kus on meie inimesed, loomulikult meie volinikud olid kogu selle tegevuse juures, aga nemad täna ei ole mitte miski. Ja elektriga on täpselt samamoodi. Euroopa Liit pidevalt õhutas tagant. Päikesepaneelid, tuulikud, see on meie tulevik. Muidugi regionaalsed valitsused, teist sõnadega Eesti valitsus, kes suuresti sõltub sellest Euroopa Liidu poolt antavast abist ja üleüldse vaatab nagu koer peremehe poole, voon üleval, täidab käske, loeb käske juba paljalt huultelt. See loomulikult täitis neid käske ennast tempos ja tegi kõik, mis vähegi võimalik, aga seda hoolimata inimestel, oma elanike, oma rahvuslike huvidest, kõigest hoolimata täideti täiesti tobedaid käske ja üks selle eredast näiteks on sama Enefit Greeni solgutamine küll turult ära, selle hinnaga mängimine, selle insideriga mängimine, see näitab, tõmbab alasti terve selle riigi valitsemise mehhanismi. Selle teema lõppkokkuvõtteks võib öelda, et Enefit Greeni börsil 4 aasta tulemusena ei saavutatud mitte midagi, kui nagu sa mainisid, et saadi 30 miljonit kahju. Või isegi rohkem. Riik otse kahju ei kanna, see 35 miljonit tuleb tarbijatel kinni maksta, vist jah. Kahju. Nii kõik muud lollused. Aga pärast seda on veel kahju palju suurem selles seoses Enefit Greeni arendamisega ja praegu ikkagi Euroopa Liidus, kui see tuuleenergia hakkab kaotama järjest enam oma nii-öelda aktuaalsust ja kui selle vastu, see generaatorite tootmise vastu kaotavad huvi nii hiinlased kui taanlased, siis sellised juhul tuleb tuulevargid üldse seisma panna. Võib-olla tuleb see kogu see nende investeering maha kanda, aga need on juba miljardid dollarid, tähendab eurod, miljardid. Selle asemel, et ehitada endale üks korralik elektrijaam, tegeldakse lollustega. Ja me näeme, kuidas kogu meedia, avalik meedia iga päev kannab meile ette, et tuulikud tulevad sinna, tuulikud tulevad tänna, päikesepaneelid siia. Et see tegevus ei ole täna maha maetud, vaid see elab kuidagi vaikselt edasi. No see, ütleme, ta ikka liigub inertsis. Pärast USA järsku liikumist tänagi lugesin teadet selle kohta, et USAs enam kasvuhoonegaaside taset ei mõõdeta, riiklikult otsus tehtud. USA taganeb kõigest vähest sellest rohepoliitikast ja pärast seda käib tohutult maha. Ma veel kord sõnastan asja nii nagu ta reaalses elus on. Turgu, päikeseenergia ja tuuleenergia turgu reguleerivad eelkõige Hiina ja veel võib olla ka veel mõned nii generaatorid kui päikesepaneelide tootjad. Need teevad selle turu.
kui need kaotavad ja USA sellest turust moodustab rängalt üle 60%. Kui USA turg kaob, siis need kaotavad selle oma toote arendamise, nii tootmise arendamise kui toote arendamise vastu huvi ja sellisel juhul kogu see asi kidub, ehk teiste sõnadega need saavad tuulikute päikesepaneelid lähevad jällegi kalliks ja muutuvad eksklusiivseks, ehk teiste sõnadega kogu see tööstusharu vajub vaikselt kokku. USA, kelle sisemaine kogutoodang on $40 triljonit, mis moodustab umbes circa nibin-nabin umbes 40% kogu maailma sisemaisest kogutoodangust. Kogu maailma toodangust 40% iga väga tugevalt reglementeerib seda, mida ülejäänud maailm teeb. Meie oleme siin, ütleme, väiksed punnid, Euroopas nii väikesed punnid võrreldes USA majandusega. Aga praegsume kõvasti. Ma küsin selle teema lõpetuseks, eile näidati Aktuaalses kaameras, et avati vesinikul töötava tankla, kus saab siis vesiniku osta ja sellega siis osteti isegi 30 taksot, mis hakkavad siis mööda Tallinnat ringi sõitma 700 kilomeetrit või 600 kilomeetrit saab päevas, et kui efektiivne see tegevus on? Väga ebaefektiivne. Selle tegevuse õhutamiseks on Eesti Vabariik kulutanud 150 miljonit eurot ja selle tulemuseks on siis üks tankla, rohkem mitte midagi. Oota, ütle uuesti, 150 miljonit, sain ma õieti aru? Jah, vesinikutehnoloogiate tutvustamiseks ja arendamiseks Eestis on Eesti Vabariik jaganud erinevatele kompaniidele, kaasa arvatud ka selle kompaniile, kes selle avas, selle vesinikutanklad kokku 150 miljonit eurot. Ja see nende hulka kuulus ka need 30 taksot, mis hakkavad siis teenida. 30 taksot ei ole veel minu teada, ei ole veel kuskil taha need taksot, siis vesinik on üleüldse teema, millega on äärmiselt raske, mille, ütleme, kuidas seda nüüd ilustada. Võrreldes sisepõlemismootoriga on vesinikuga sõitmine circa 4 korda kallim. Aga mis see kalliks teeb? Vesiniku hind. Vesiniku hind või? Aga kuidas see tootmine käib? Tootmine käib veest ja lüüsitakse. Vesi koosneb teatavasti H2O, koosneb vesinikust ja hapnikust. Need lüüakse seal elektri välja toimel, lüüakse vesinik ühele poole, hapnik teisele poole, vesinik kokku pressitakse kokku. Ja vesiniku hinnaks kujuneb, nemad ütlevad 12 eurot kilo, mina arvan isiklikult umbes 14-15 eurot kilo, praegune arvutus näitab seda. Ta sisaldab umbes 4 korda rohkem energiat kui bensiini või diisel, ta on energiamahukas, hästi energiamahukas. Aga kui diisle hind on kuskil 1,50 ja seal on 12 ja too 4 ära jagada, siis 3, on 2 korda kallim nende määratluse järgi kalonkas ostetuna, aga tegelikkuses kuskil 4 korda kallim tuleb see vesinik meile. Pealegi ta tuleb veel säilitada, kokku pressida, need kulud on ka veel olemas, siis tuleb eraldi paagid ehitada, auto tuleb ümber ehitada. Vesinik on surve all 500 atmosfääris, kui see midagi juhtub, siis auto lihtsalt enda mõõtu. Et vesinikuga töö on väga raske ja ta vesinik on süke koosneb 2 prootonist, sisuliselt on pidevalt niisugune dissotseerunud olekus 2 prootoni all, et ta näiteks on võimeline diffundeeruma ehk läbima umbes 2 sentimeetri paksuse metallseina. See tähendab seda, et see kütusepaak palju üksinda kaalub seal mingi tonni umbes sellel autol. Ta ei ole kerge tegevus ja majapidamisse ta ei kõlba üldse. See on selline, et kõik need jutud sellest, et vesinik majapidamis gaasina kasutades on absoluutselt jamur jutt, sest torud tuleb ära vahetada, seina peal tuleb panna 2 sentimeetrit paksused torud, seinapaksusega torud, sõbrad, see on omaette saavutus, kui niisugust loljust ajada. Aga inimestel räägitakse ja öeldakse, oi, inimesed usuvad seda, mida neile räägitakse. Aga neile räägitakse, võib-olla 10 sellest, need räägitakse ainult häid asju. Iga hea asja kaasnevad ka paratamatult ka teatud probleemi. Ja vesiniku puhul need probleemid on väga suur. Kes seda vesiniku projekti veab Eestis? Majandusministeerium, jah. Vaatasin, ma ei vaadanud alla, et mis see mehe nimi, ta nii õnnelikult rääkib. Täna oleme Tallinnas, homme oleme juba Tartus, Pärnus järgnevatel aastatel. Firma nimi on Elkogeen. Elkogeeni 2023. aasta, 24. aasta majandustulemus on -14 miljonit eurot. Firma töötab aastast 2001. Ta pole mitte kogu aeg tegelenud kütuselemendiga. Ta pole mitte ühelgi aastal saavutanud mingit positiivset
majandustulemus. 23 aasta jooksul ainult kahju. Firma töötab ainult riigi poolt antavate vahendite kulu. Kas see on ka Brüsselist tulnud suunitlus või on siin kohalikud mehed? Kütuse element on siuke, ütleme, ideena mitte paha asi. See on sisuliselt ahku, kus siis täidetakse vesinikuga ja siis selle vesiniku poolt vesinik ühineb hapnikuga, tekib vesi ja see on eksogeenne protsess, ehk temast eraldub soojuse, selle soojuse näol saab tegemist teha nagu tööd, kas sõita autoga või kütta maja või ükskõik mida teha või toota elektrit, mida iga. See on ideaalpilt. Reaalses elus on see, ütleme, komplitseeritud. Igal juhul maailm ei ole suutnud lahendada mitmeid fundamentaalseid probleeme, eelkõige materjalide osas ja ka vastuolu termodünaamika osas. Ja sellepärast see tehnoloogia ei ole, ta on olemas, aga ta ei tööta sedapidi, nagu ta on mõeldud. Seal on fundamentaalsed probleemid. Ma olen seda uurinud mitmed korrad, meil on isegi mõelnud selle rakendamise peale kuskil oma tehnoloogilistes tsüklites, aga me oleme loobunud, ta nõuab dotatsiooni, ta tuleb peale vasta. Mina eelistan tegeleda asjadega, millele ei tule peale vasta. Kokkuvõttes võib öelda, et moosinagudega vennikesed, kes seal eile esinesid, on lihtsalt kinni makstud mehekesed ja meil ei tasu sellest vaimustusse sattuda. Ma räägin veel kord, ma ei taha inimese uskama panna, et ma oleks mingisugune jumalalaadne olend, kes kõike teab ja kes kõigile vastu vaidleb. Ma ei vaidle kõigile vastu absoluutselt, ma toon välja mõned kriitilised punktid. Maailmas tehakse ülipalju ja ülihäid asju. Iga päev, iga tund, iga minut. Aga see, mis toimub just nimelt nende taastuvate energiaallikate valdkonnas, see on saast. See on algusest peale on saast. Ma olen seda rääkinud 20 erinevat aastat. Ja loomulikult need moosinägudega vennikesed toituvad ainult Euroopa Liidu rahast. Ja sellepärast siin ei ole üldse vaja tark inimene olla. Keegi osavate näppudega võib endal valida klaviatuuril firma nimega Elcogen. Google'i otsing annab majandustulemuse kätte 2024. aasta aruanne. Võite lahti teha ja ise veenduda sellest, millest ma räägin. Siin ei ole vaja olla geenius selleks, et selle asja toivotada tänapäeva maailmas, kus kõik informatsioon on ühe klahviliigutuse kaugus. Teeme siit väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane selgete mõtetega julge mees Vambola Kolbakov. Metsa, perele tulu ja rõõmu, tehti ränka tööd, et oleks metsa. Aga nüüd kampaania ei või metsa raiuda. Kas rohepööre või rohepesu, see mõte ei anna asu. Kas rohepööre või rohepesu, see mõte.
asu, kas rohepööre või rohepesu, see mõte. Selleks, et saada sooja, kodule tarvis ahju, ahi tehti suur, et oleks sooja. Aga nüüd kampaania, ahjud välja lõhume. Kas rohepööre või rohepesu, see mõte ei anna asu. Kas rohepööre või rohepesu, see mõte ei anna asu. Kas rohepööre või rohepesu. Jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane julgete mõtetega Vambola Kolpakov. No nagu me kõik siin teame, Eesti Vabariigis 19. septembril või oktoobril, algavad siis kohaliku omavalitsuse valimised ja ma küsin, et valijatel on väga raske aru saada, miks siuksed tugevad erakonnad nagu Reform ja Sotsid ja Isamaa ja veel mõni teevad valimisliidud, kui nad on pikki aastad olnud erakonnad ja pluss ma veel täna hommiku kuulsin, et 11 erakonda kandideerib valimisliitu, ma ei jõudki kuulata, et kuidas selles rägastikus tavakodanik 19. oktoobril läheb valima ja seisab kasti juures ja peab tegema otsuse, kui talle tuleb sellist uba iga päev. Ma eile ka kuulasin, vennad valetavad, neil pole isegi häbi, sotsid kõnnivad plakatiga ringi, nad Tallinna muutu Kopenhaageniks. No tegelikult oma linnakesega niimoodi, et elanikele meeldib seal elada. Siin on mul teisitud küsimus äärmiselt fundamentaalne, see on vabariigi põhialuste probleem, valitsemise põhialuste probleem. Vaata, ma alustan viita sellest, et juba 2 nädalat tagasi minu jaoks toimus absoluutselt täiesti omapärane ja enneolematu sündmus. Nimelt teatas Reformierakond, et ta ei pane Järva vallas välja oma nimekirja. Järva vallas elab 8430 inimest, kus ma seda tean, siis ma vaatasin selle järgi. See ei ole väike inimeste arv. Pealegi Järva vald asub keset Eestit, seal elavad piisavalt targad inimesed ja see on olnud aastaid koht, kus Reformierakond on häälivad. Ja nüüd nad järsku sinna ei pane oma nimekirjagi välja. Aga milles on probleem? Probleem on just nimelt selles valitsemise kvaliteedis. Valitsemise kvaliteeti ei ole enam olemas. Tänu esiteks elektroonsete valimiste võltsimisele. Seda võib nüüd täiesti kindlalt väita. Teiseks asjaolule, et Eestis on sülitatud põhiseaduse peale, milline sätestab eelkõige selle, et Eesti on kõrgema võimu kandjaks rahvas. Ja rahvas, valides neid oma esindajaid, määrab ka selle, kuidas ja millise kvaliteediga teda valitsetakse. Ja seda saab teha ainult rahvas, mitte keegi teine. Ja nüüd rahvas on selgelt näidanud, vähemalt viimase aasta jooksul, et ta ei usalda seda valitsust. Kohe mitte üks raas ei usalda. Valitsuse populaarsus ei ole nii madal olnud mitte kunagi. Ta on alla 20%. Mitte keegi ei pea lugu ei ühestki ministrist, ei peaministrist. Peaministrite uuringus seisab see peaminister umbes 4. kohal. Tema populaarsus on mingi 2%. Rahvas ei usalda oma valitsejaid. See, et muditud, ma ütleks isegi võltsitud elektroonsed valimised andsid tulemuse, mille järgi Eesti 200 on 16 kohta parlamendis ja kes ei ole viimased aastal 2025, ma spetsiaalselt vaatasin järgi, mitte ühelgi
tähendab reitingu küsitlusel saavutab tulemust üle 5%, ehk ta jääb kogu aeg alla valimiskünnise. Ta ei oleks, tegelikult ei peaks üldse olema parlamendipartei. ja puudub Riigikogu ja tähendab, kuidas öelda nüüd paremini, ei ole olemas seda võimude lahususe printsiipi, ei täideta üleüldse. Tänu sellele konstrueeritud enamusele on tänasel koalitsioonil 54 kohta Riigikogus ja nad sülitavad kõige peale. Nad juhivad tegelikult Riigikogu tööd. Valitsus meil juhib Riigikogu tööd. Riigikogus kiidab sellele takka. Ta ei võta neid asju arutada. See valitsemine on kõik käest ära. Ja vot siin on nüüd ainsaks abimeheks, et veel mingi lootus säilitada võimu, tulevad need valimisliidud. Kuidagi võib-olla paneme endale mingi teised riided selga ja võib-olla valija ei tunne meid ära neid, kes oleme talle selle jama kokku keeranud. No ei ole riigid, maailmas ei ole mitte ühtegi riiki, kus 19% toetuse koalitsioon ei oleks veel võimul. Igal pool oleks ammu erakonnast valimistele kuulutud. Aga meil seda teha ei saa. Ja vot siin ongi sulle vastus küsimusele, mis pärast need valimisliidud moodustatakse. Seepärast ametnik tahab istuda koha peal. Ülemus tahab valitseda. Partei tahab elada. Meil parteid makstakse ju riigieelarvest kinni. Parteide tegevus. Ja nii edasi ja nii edasi. Tuleb olla supikatla juures. Aga partei nimekirjaga ei saa minna. Seepärast, et partei nimekirja oleme me piltlikult öeldes täis lastud. Teda ei tohi näidata mitte kellelegi. Me poeme igasuguste valimisliitude taha. Võib-olla seal ei tunta meilt ära. Ma mõtlen seda, et inimesed on valimisi näinud, ütleme, terve tänase Eesti Vabariigi aja ja ometi valivad nad neid taskuvargaid tagasi ja näomoonutajaid ja ma toon ühe näite, ma olin turul ja minu juures oli 80-aastane mees, keda sa valid reformi, miks see reform, aga ma olen kogu aeg neid valinud. Et vaata inimesel ongi harjumus, et ma olen kogu aeg neid valinud, aga nad on kogu aeg su elu raskemaks ja keerulisemaks teinud. Selle peale ta ei mõtle. Aga kuidas panna inimesi mõtlema, et nad hakkaksid mõtlema? Mõtleme neid erakondi, kes on olnud valitsemise juures 10 aastaid. Nad pole meie olukorda paremaks teinud, vaid halvemaks. Ja ükskõik, kas on keegi sinna ritta uus tulnud või mingi kogenum tulnud kuskilt kapi tagant, et me neid lihtsalt ei vali. Aga miks inimesed selleni ei jõua? Mis segab neid seda tegemast? See on väga hea küsimus. See küsimus tuleb esitada sotsioloogile. Võib-olla sotsioloogid, see on näiteks niisugused mehel nagu Peeter Espak, kellest ma väga lugu pean. Ja kes on tõeliselt tark inimene, võiks tegelikult seda protsessi uurida. Sotsioloogilist uurimist väärib protsess. Ma ei tea miks pärast, aga ühe põhjendusena ma tooksin niisuguse asja lihtsalt arutelu, kuidas ma arutaks selle üle, milline on näiteks Reformierakonna valijate baas. Vaata, Eestis on 22 000 ametnik. Eestis on 22 000 inimest, kes saavad kas omavalitsust või riigi käest palka. Need 22 000 valijad kindlasti on neil olemas abikaasa vähemalt pooltel või isegi rohkem. Ei mingisugune inimene, kellega ta koos elab. See tähendab seda, et need inimesi siis nüüd juba korrutame neid vähemalt 2, need inimesi on siis juba nüüd 44 000. Nüüd need inimesed, need 44 000, nendel kindlasti on olemas omad vanemad. Kui nüüd asjad perekonnas väga halvasti ei ole, siis 2 vanemat ikkagi hääletavad oma laste poolt. Et me võime rahulikult selle 44 000 korrutada veel kord 2-ga. Me saame juba 88 000. Pluss nende lapsed, sugulased, poolehoidjad, kõik muud. Ja me saame selleks valijate umbes 40 kuni 160 000, mis tähendab, enam-vähem peegeldabki nende valijate arvu, kes valivad tavalist Reformierakonda. See on ametnike baas. Reformierakond on loonud endale toitumisahela. Toitumisahela kaudu nad juhivad protsesse. Ja kui sellest toitumisahelast korra välja kukub, siis sa jääd lihtsalt ilma. Ja mitte keegi ei taha koju minna oma koju teatega, et mind lasti nüüd lahti. Meil ei ole enam võib-olla, ma ei tea, kus ma tööl lähen.
küsitakse, et kuhu sa lähed, no võib-olla kuskile kärusid kokku tooma kaubandust võrku või neid unised, mis nad on see, need valvefirma valvurid seal, kes nurgast teise lihtsalt kõnnivad ja aega parajaks teevad, võib-olla sinna, aga kuskil mujal enam ei võeta. Niipea kui riik sinust ära pöörab. Ja see on tõsine probleem. Võib-olla see on üks põhjusi, mis pärast inimesed lihtsalt hääletavad selle poolt. Nende poolt, kes kuigi suuremat kahju kui tänane koalitsioon on Eesti riigile raske kokku tuua. Me kogu aeg pidevalt räägime sellest putinismist ja Putini pooldajatest ja kõigist muust. No mina arvan, et Putini pooldajad poolt tekitatud kahju Eesti Vabariigi tunduvalt väiksem kui Eesti Vabariigi tänase valitsus poolt tekitatud kahju Eesti riigile. Ma tean sulle aplausi, et sa nii hästi ära selgitasid, nüüd said paljud inimesed aru, et miks kogu aeg Reformierakond on võimul. Ja vaat siin selles ongi see arv ja kindlasti me ei suuda nende lapsi ega abikaasat ümber pöörata. Me suudame neid, nagu see vanapapi, temal ei olnud lapsi, ma küsisin, kes olid Reformierakonnas, aga ta ise on harjumuses paneb edasi. Et kui me neid suudame ära pöörata, siis võime võib-olla mõne inimese ka uue näo sinna volikogusse saada. Jah, ühest küljest ma nõustun sinuga, teisest küljest ma ei ole seda aru. Me kõigepealt, mida inimesed tahavad reaalselt elus, mis on inimeste soov? Kõigepealt alustame pihta sellest, et vaatamata meie tõsisele kriitikale, ka tänase valitsus ei ole Eestis elu kui mitte kunagi olnud nii hea nüüd täna. Mitte kunagi. Ja selge on see ka see, et inimesed seda elu ei vaheta mitte millegi vastu. Sa võid minna kuhu iganes tahad, kas või minna Lasnamäele, küsida Lasnamäe kodaniku venelase käest, kellel on pass, vene pass, ja küsida, kas sa tahab, et venelane tuleks siia. Ta vastab sulle, paremal juhul ta ütleb sulle ei, aga halvemal juhul sa võid isegi sealt väikse nüpli saada. See on väga rumal küsimus, nad keegi ei taha. Me tahame säilitada, kõik inimesed tahavad säilitada oma rahvusriiki. Absoluutselt kõik. Aga selleks, et meie enamus inimesi kahjuks ei anna endale aru sellest, et selleks, et säilitada meie rahvusriiki, peab eelkõige austama selle rahvusriigi põhiseadust. Ja me oleme 3 aastat sellest rääkinud, et selle rahvusriigi põhiseaduse aluseks on see, et kõrgema võimu kandjaks on rahvas. Ja kes valib iga 4 aasta tagant korralistel valimistel, mis toimuvad märtsikuu 1. pühapäeval põhiseaduse järgi, kella 8 hommikul, kella 8 õhtul, ühetaolistel ja salajastel valimistel 101 esindajad Riigikogusse, kes teostavad rahva nimel seal olevat võimu. See on põhiseaduse sätt. Aga kui me nüüd hääletame neid rahva esindajad, valime sinna nädala jooksul, või valida kui tahes mitu korda, 10 000 korda võid muuta oma eelistust, nii palju tahad. Peaasi, et sa jõuad seda teha, kui sa viitsid seda teha. Sa teed seda nädala jooksul. Teiseks sa teed seda kuskil mingi arvuti taga, kellegagi koos. See ei ole ei ühetaoline, ei salane. Me oleme sellest 10 kordi rääkinud. Ja kui seda peetakse endiselt normiks, vaata see arusaamine inimestele jõuab kätte, et kui see ei ole enam norm ja see ei ole normaalne ja sellest seda ei tohi teha, siis tulevad tagasi ka need austus põhiseaduse vastu, austus põhiseadust toodud valitsemiskorralduse vastu ja ka hoolivus omast riigist. Ja inimesed ei lähe ja ei tee seda enam. Ja siis tulevad võimule õiged inimesed. See võib olla ideaal, võib-olla ma räägin nagu Itaalia munk, keskaja munk Tommaso Campanella, kes kirjutas niisuguse suurepärase teose nagu Päikeselinn, kus kõik olid ideaalsed, kõik oli liiga ideaalsed. Et võib-olla ma räägin neile ka täna ideaalist, aga selle poole tuleb püüelda, et see jama tuleb ära lõpetada. Kuidas see Eesti 200 see oma 16 kohta sai? Kuidas sai Reformierakond 36 kohta Riigikogus korralistel valimistel? Aga väga lihtsalt. Mõeldi välja 66 000 uut valijat, keda ei olnud enne nimekirjadest. Kallid inimesed, kui 20 aasta jooksul järjest sündivus langeb, inimesi jääb vähemaks. Kust need 66 000 uut nimed sinna said? Nad said. Ja täna nad valitsevad selle 66 000 inimesed antud hääle toel.
et see on see, mis peab kalutama. Me peame sinuga jätkuvalt kogu aeg toonitama seda, et inimesed peavad vaatama enda sisse, vaatama oma rahakotti, vaatama oma maja, milline ta nägi välja aastal 1991 ja milline ta näeb täna välja. See on selge vahe sees, millise ta näevad välja täna Eesti linnad võrrelduna aastal 1991. Seal on selge vahe sees. Ja kui ta selle pildi endale ette toob, siis ta hakkab hoolima oma riigis. Ja kui ta oma riigis hakkab hoolima põhiseadus. Ja kui ta hoolib põhiseadus, siis kaob pind jalga alt nendele inimestele, kes spekuleerivad selle põhiseaduse alusel. See on ainus tee, mitte see, et me hakkame üksikud vanamest kuskil midagi veel. Ja aga küsiks veel, et osa inimesi on kurjad, et näiteks kui mõni inimene astub erakonnast välja teise erakonda, nimetab seda reeturiks, aga ma saan aru, et inimesed tahavad paremini ennast teostada ja lähevad sinna, kus seda õnnestub teha. Jah, tähendab, on eeldatavalt inimene oma tegevustes on vaba, kuna meil on vaba riik. Meil on vabade inimeste vaba maa, kus me tahame teha, mida me tahame. Loomulikult seaduse piires. Ja see tähendab seda, et kui meile tõesti mingi partei ei meeldi või seal olev ei meeldi enam, me võime muudama oma vaatenurka maailmas toimuvatele asjadele, siis me loomulikult võime vahetada parteid. Suur inglise poliitik Winston Churchill vahetas parteid minu teada 3 korda. Alguses oli konservatiiv, siis sai leiboristik, siis sai konservatiivist tagasi. Winston küll põhjendas seda mingite muude asjaoludega, no okei. Aga üks asi selle asja juures on, peaks olema välistatud. No partei juhid ei saa nüüd kuidagi parteid ikka vahetada. Siis ikka tekib küsimus sellest, kas nad siis eelmine kord ikka valetas. No ma pean siin korrektselt silmas näiteks Jüri Ratast, kellest on saanud tulihingelisest keskerakondlasest on järsku saanud tulihingeline isavaliitlane. Sellepärast, et Mihhail Kõlvartist sai partei esimees, lasid sealt jalga väga paljud inimesed. Ja tähendab seda, et nad ei hoolinud mitte parteist ja mitte sellest ideoloogiast, mida nad kandsid, vaid nad hoolisid oma personaalsest kohast. Ja see on halb. Vaat seda ei tohi olla. See ei ole lubatav. Kui sa tahad, sa võid lahkuda poliitikast. Lähed ära. Ma ei taha enam selle poliitikaga tegeleda. Mul on mingi muud käida. Jüri tuleb välja tugev tantsumees. Et ta võiks rahulikult ka professionaalses tantsijas minna. Aga ei ole hea, kui ta astub teise parteisse, hakkab rääkima, et nüüd ma olen hoopis teise ideoloogia kandja. Kusjuures, kui tõsiselt rääkida, siis ikkagi Isamaliidu ideoloogia ja Keskerakonna ideoloogia vastanduvad. Väga paljudes punktides. Ja kuidas ta järsku siis niimoodi sai, et ühel päeval oli tulihingeline Keskerakondade ja siis kohe kargas üle Isamaliitu. Hoopis teine partei. Aga ilmselt selleks, et ikkagi jääda püsima poliitikasse ja poliitikast elada. Toituda sellest poliitikast. Ja olla seal tipu lähedal. Jah, sest muidu, kes nüüd ikka. Kuidas see vanas laulus oli, kui see propeller laulis, Karuks istus vangitornis, kuidas Jaak Joala puhul Antonskil straav oli umbes selline, et kui Karuks propa valus, et anna meile omad laulu kuulajad, siis ütles Jaak Joala, et kui ma kõik nad ära annan, Kremli ära annan, siis kes mind ikka veel kuulab. Et siin on täpselt sama lugu, et järsku keegi ei tahagi enam siit. Kui sa lähed nüüd hakkad teist poliitikat ajama. Et see ei ole luba, see ei ole normaalne, see ei ole norm. Meil on nüüd aega täpselt nii palju jäänud, et saate lõpuni, et mida saavad uued volikogu liikmed valdades oma rahalistest võimekustest tulenevad ise korraldada, et ei peaks riigile suu vahtima?
kõike saab teha. Kõik oleneb sellest, kas sa tahad seda teha. Kõik algab soovist. Ta mõtled kindlasti mitte ideoloogilist, vaid valdade majanduslik. Majanduslik. Majandamise poole peal on väga selgelt vaja defineerida, et majanduse ainsaks liikuba panevaks jõuks on huvi, mitte midagi muud. Inimese tegevuse liikupanevaks jõuks on huvi. Kui inimesel on huvi asja ühe või teise asja vastu tegevuse vastu, siis inimene seda ka teeb. Kui tal ei ole seda huvi, siis ta seda ei tee. Nii lihtne see asi küll meil maailmas on. Ja täpselt sedapidi on ka valdade tegevus. Kui on huvi, siis leitakse võimalusi selleks, et luua töökohti. Ja üleüldse, tänaste valimiste ja tänases seisus, Eesti tänases seisus, peaks olema esimene ja võib-olla isegi esimesel 3 kohal olev valimisloosung kõik, nii valimisliitudel, parteidel, kui jumal teab kellel, peab olema töökohad. Töökohad ja veel kord töökohad. Seepärast, kui meil ei ole töökohti, siis meil ei ole makse. Kui meil ei ole makse, siis meil ei ole head elu. Ja töökohtade loomist nüüd küll ükski keskvõim kunagi ei tee. Ja ei peagi seda tegema. See on ka suuresti kohalike omavalitsuste probleem. Aga kohalikud omavalitsused, ma olen oma naha peal ise näinud, tunnevad selle asja vastu kõige vähem huvi. Nad pigem, jutt on suur, aga pigem nad seda eiravad, seda tegutsemissoovi. Kohalikud omavalitsused saavad väga palju ära saada selleks, et tõsta inimeste huvi investeeringute vastu oma maakonda. Eelkõige sellega, et nad võivad luua oluliselt tingimused selle infrastruktuurse alates tegevuseks. Väljaspool ka Tallinna. Täna ei ole ettevõtte moodustamine väljaspool Tallinna mujal Eestis enam üldse võimaliki. Vähemalt mingisugusegi kõrgtehnoloogilise tootmise korraldamine väljaspool Tallinnat on täna Eestis peaaegu et võimatu. Võib-olla on veel see võimalik kuidagi Tartus, aga mujal Eestis see praktiliselt on võimatu. Ma võin seda täie kindlusega öelda sellepärast, et ma olen loonud vähemalt ühe kõrgtehnoloogilise ettevõtte sinna Põlvasse. See on tõesti kõrgtehnoloogilise, see mis teeb ravimeid. Ja ütleme, võib ka see õlipretsimise tehas, see ka piisavalt hea tehnoloogiaga varustatud ettevõtte. Ma tean, mis ma räägin. Tol ajal oli pilt hoopis teine. Täna on pilt hullem. Enamikus maakondades ei ole ei elektrit, ei informatsioonilist võimsust. See tähendab seda, et üks ettevõte, mis vähegi peab midagi tegema tehnoloogia alast, peab täna olema varustatud kõrgel tasemel töötava internetiga, ülikiire internetiga. Sihukest asja ei ole terve Eesti peal ei ole sihukest asja olema. Välja arvab Tallinna kesklinna. Teiseks, elektrivarustus. Näiteks ma tean seda, et Põlvasse ei saa ettevõtted teha, sest seal puudub elektrivaru. Ei ole elektri. Tuleb ehitada uued kaabelliin. Meie kogu see Eleringi võrk on tegelikult pärit suuresti pool vähemalt sellest on endiselt veel kolhoosi ajast pärit. See tuleb kõik uuendada. Me oleme jätnud selle töö kõik tegemata. Meil puudub näiteks Tallinnas, Tartus puudub rahvusvaheline lennujaam. Ilma rahvusvahelise lennujaamata mitte ükski suur vähegi endast lugupidav firma töökohti Tartusse looma ei hakka. Ta ei hakka sõitma Tallinnasse või Riiga selleks, et edasi loksuda autos veel 2 tundi. Sus loksuma peab Tartust ja Tallinnasse me ei ole suutnud isegi 2-realist teed valmis. Need on need asjad, mida keskvõim tegemata jätud, aga keskvõimule peab koputama ka pähe ja meeldi tuletama. Kolmandaks on küsimus selles, kuidas seda kõike teha. Võidakse öelda, eile mul üks sõber nimetas minu plaani, et Tartu võiks suurest linnast teha niisuguse utoopiliseks plaaniks, andis tal nime New Vasjuki, ütles, et see ei lähe niikuinii läbi. Loomulikult, kui ei taha, ei tee. Aga samas me oleme täiesti ära unustanud selle, et omavalitsuste käsutus on hoovad, mida nimetatakse maksudeks. Peab olema võimalus opereerida endiselt. Eestis on see aeg käes, kus on vaja hakata looma erimajandustsoone. Näiteks Tartu erimajandustsoon, käibemaks on 12%,
ja tulumaks on 6% ja see tsoon hõlmab terve Tartu linna ja seal olevaid ettevõtteid, avab võimaluse realiseerida see, millest ma räägin. See ei olegi väga suur utoopia, aga ainult siis ja selle võimaluse loomine peab käima läbi omavalitsuse surve keskvalitsusele. Need asjad on kõik tehtavad, kui on huvi. Aga kui on huvi ainult selleks, et säilitada oma töökoht ja linnavalitsusest saadav, ka linnavalitsus või keskvõimul saadav töötasu või siis lihtsalt mingid eelistused, siis loomulikult ei sünni mitte midagi. No ütleme saate lõpuni minut aega, need nagu sa siin välja tõid, on omavalitsusel uuel volikogul, mida nüüd valitakse 19. oktoobril täiesti võimalik alustada hoopis teise rea pealt, et aktiviseerida, no näiteks kas või Tartus, siis teistsugust tegevust, kui seni on tehtud. Absoluutselt. Tartu linn toodab 12% riigi sisemajanduse kogutoodangust. Riigi sisemajanduse kogutoodang on 42 miljardit eurot meil täna ametlikult. No ütleme 40. Ehk Tartu linn toodab 4,8 miljardi euro eest sisemajanduse kogutoodangut. No ütleme avameelselt seda arvestades eestlaste tööjõu taset on liiga vähe. Eestlased on üks paremaid tööjõudu maailmas, sellest ma olen ise veendunud. Aga Tartu linna eelarve on 330 miljonit eurot. See moodustab sellest õnnetust sisemajandusest kogutoodangust 8%. Kuulge, seda on ikka natuke liiga vähe. Ma saaks aru, kui ta moodustab sisemajandus kogutoodangust, nii kui riigieelarve moodustab meil sisemajandus kogutoodangust 50%. Kui ta oleks 20%, siis Tartu eelarve oleks ka miljard. Ja sellega saaks hoopis rohkem teha. Et, need asjad on kõik, tänase istunud Reformierakond on selle riigi meil keeranud selliseks, nagu ta on, kus neil on mugav valitseda ja mugav on valitseda lolle ja vaeseid inimesi. Tarku ja rikkaid inimesi on raske valitseda, nendega on raske tööd, raske toimed. Selge, aga suured tänud sulle, Vambola, väga vajaliku informatsiooni eest ja aitäh teile Kagu-raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Edu ja kohtume jälle. Helista mulle tagasi. Toomas Pauri autorisaade. Suveraadio.